taga. Ma saan aru, et te peas liigub selline väga keeruline Exceli tabel, kus kõik võimalikud tulevikuennustused ja muud asjad on nagu paika pandud. Ma lihtsalt esitan siin ühe arutelu, mida on viimasel ajal kuulda olnud, on ju see, et täna me oleme moel või teisel väga selgelt ka valitsuse enda poolt ju sõnastatud ja vermitud sõja lävel. Ükskõik milline see olema saab. Nüüd küsimus on selles, et kui mõistlik on sel hetkel, millist me ju ei tea, millal see hetk saabub, tekitada olukord, kus lisaks sellele, et need samad te mainitud väga täpselt laskvad ja motiveeritud sisejulgeoleku töötajad, kelle koht võiks ju sõja korral olla pigem rindel, pigem elanike kaitsel, peaksid siis valvama veel 300 või kui huvi kasvab, võib-olla rohkematki välismaalt tulnud vangi selle asemel, et tõepoolest julgeolekusse panustada. Küsimuses sisaldub oluline viga. Ja viga seisneb selles, et meil ongi vanglateenistujaid vaja muu hulgas ka selle jaoks, et võimaliku sõjalise kriisi korral Eesti inimesi kaitsta. Aga kuidas nad saavad kaitsta kriisi korral, kui neid on vaja valvata Rootsi vange? Kas ma tohiks nüüd lõpuni vastata? Ja loomulikult. Ja, aitäh. Nii, nüüd leping Rootsiga näeb ette seda, et võimaliku kriisi korral siuhti lähevad Rootsi kinnipeetavad tagasi Rootsi ja need meie inimesed, kes on käsisoe seal tööl, lähevad tegelikult piirile sõjavange võtma või siis sõjaolukorda neid sõjavange korjama. Mida me oleme õppinud Ukraina kogemustest, kahjuks me näeme seda, et sõjavangide võtmine on meie Eesti inimestele sellises olukorras eluliselt vajalik, kuna esimene asi, mida Venemaa rünnates teeb, on see, et ta hakkab meie enda inimesi vangi võtma. Ta hakkab vangi võtma selliseid inimesi, kes on meie kõigi kas emad, isad, lapsed, pojad, tütred, abikaasad ja nende inimeste pärast tagasivahetamiseks, kas või juba ainult selleks on meil sõjavange vaja. Paraku kahjuks sõja loogika näeb seda ette, et meil peavad olema professionaalid, kes saavad vangidega hakkama ja kes suudavad kogu seda protsessi teha ja see päästab sõja olukorras kellegi meist raadiokuulajatest, kellegi ema, isa, poja, tütre.